Nii, tere päevast! Ma olen väikesel jalutuskäigul botaanikaaias. Panin selga oma Didriksoni jope. Ei, ma maksan sellest 300 eurot, mis see tegelikult maksab. Ma ostsin selle Hispaaniast ühelt laadalt, kus röökurist andaluuslase müügiargument oli, et tengo hijos, tengo hipoteeka. Ja mul on lapsed ja mul on hüpoteeklaen. Ja ma ei tea, ma loodan, et see on mõisaköise lohise jope, vaid ma küsisin selle andaluuslase käest, kus see jope pärit on. Ta ütles, et see on laojääk. Sellisel juhul 60-kordne hinnaalandus pole paha. Oli vähemalt midagi Tallinnas selga panna, kui ma Tallinnas käisin. Teatavasti Tallinna ja Tartu inimesed ju riietuvad erinevalt. Ja Tartu riietus ma päris minna ei tahtnud, kuigi mul tegelikult oli suhteliselt kavangaks, aga mõtlesin, et kui juba, siis juba, jah. Aga räägiks täna ühest teemast, mis on mind vaevanud juba pikalt aega, see on siis see kontekstipõhise mõtlemise kadu. Et inimesed ei saa enam aru, et asjad võivad tähendada midagi muud, kui nad tähendavad, või isegi vastupidist tähendada, mida nad esmapilgul tähendavad. Selleks, et seda mõista, eks ju, nagu Iame Kilkrus ütleb, et on paremat aju pulgra vaja, aga sellega on toimunud suur taandareng ja ei mõisteta. Viimane lõputöö, mis ma Tartu Ülikoolis kirjutasin, eks ju, seal on asju, millega mina tegelikult nõus ei ole, mis on sunniti sinna panema. Ma oleks võinud kõva häält teha, siis oleks raha ka võetud, aga ma olin selleks juba sellises mõnusas depressioonis, nii et eks see koroonaterrori aeg. Aga üks asi, mille ma siiski hoolimata oma suurest masendusest suutsin ikkagi tagasi pöörata, kuigi juhendaja selle mul ära muutis, oli rahvuse nimetus, jah. Et ütleme, kes on suur ajaloosõber või ajaloolist isegi romaanide sõber, tihti loeb siis romaanidest, et mingid prantslased ründasid ja siis olid, ma ei tea, ühesõnaga, sõdades räägitakse rahvuste kaupa, eks ju. Ja siis kui prantslased ründavad, eks ju, kas siis iga prantslane ründab või kas iga prantslane pooldab seda sõda ja ma arvan, et mitte, eks ju, see oli ka reetureid ja oli ka patsifiste ja ühesõnaga kindlasti, aga üldiselt kui räägiti sõdade, siis räägiti rahvuste kaupa. Sõda on selline depressiivne teema, eks ju. Nüüd kui võtta mingi muu teema, näiteks Eestis on, kui keegi ütleb, et eestlased on kinnisvara usku näiteks või eestlastele meeldib ennast purju juua, siis need väited on minu arvates täiesti õiged, aga mina ei ole kinnisvara usku ja mulle ei meeldi ennast üldse purju juua. Ma ei tea, kas ma kunagi olengi elus purjus olnud, see on huvitav küsimus, eks. Ja kas siis mina ei ole eestlane? Et ikka olen, aga see on see üldmõisted, eks ju, et piisab sellest, et midagi teevad enamik inimestest, kes kuuluvad sellesse gruppi, siis võib rääkida üldmõistetest. Ja kontekstipõhine mõtlemine tähendab seda, et inimesed on sellest alati aru saanud. Et kui nad loevad mingi taolist romaan ja ma ei tea, mingi sõda ja mingi rahvuse ründavad teisi rahvusi ja toimuvad lahingud ja mida iganes. See on aru saanud, et see ei räägi konkreetsetest isikutest, jah. Ja seda arusaamist enam ei ole. Minu seal lõputöös oligi, et seal olid venelased, eks ju, kes ründasid Põhjasõja ajal. Ja kas see juhendab Vene armeeks ja Vene sõjaväeks, muutis selle ümber ja ma muutsin tagasi venelast. Minul on see kontekstipõhine mõtlemine veel olemas. Tema, kuigi ta oli minust vanem inimene, millegi pärast ei ole. See on ka huvitav teema, et see on see allumise teema, et inimene tahab nagu alluda, eks ju. Ja siis ta teeb seda, mida tegelikult on, eile mul on üks lemmik YouTube'i kanal, kus on üks piloot, kes on riigis, kus tohib filmida oma maandamis- ja õhkutõuse. Minu meelest ta filmib prillidega, Ray-Bani need prillid, eks ju. Et kõigis riigis ei tohi, nagu ma aru saan. Ameerika Ühendriikides näiteks ei tohi, jah. Et ma olen aastaid vaadanud, väga kena inimene ja vastab ka alati mulle. Ja siis oli tal eile vist oli maandumine sinna Kanadasse. Just samasse kohta, kuhu mul isa tädi pärast seda, kui venelased ründasid, eks ju, 1944, eks ju, põgenes. Ja ma mõtlesin, et ema rääkis mulle kunagi, et isa oli palunud, et perekonnad siis ju kogu uus reisid kindlasti ei tohtinud välisriikides, eks ju, läänes.
või polnud ainult minuga koos minna siis tädi vaatama ja sellele palvele oli vastatud eitavalt. No see on meie ema jutt, eks ju, ma eeldan, et see on tõsi, eks ju. Ja siis mis mu mõte tekkiski, oli kohe see, et Tartu Ülikooli kubiseb rahvast, kes vene ajal olid, eks ju, igasugustes kommunistlikes organisatsioonides ja kellel olid välispassid ja kes käisid läänes vabalt käia ja nüüd need samad inimesed nagu autoriteedi positsioonilt üritavad seletada mulle, mis on õige ja mis on hea, eks ju. Ja see ei lähe teps mitte. Sest mina ka väikse lapsena ei saanud luba minna Kanadasse. Nii, aga see oli nagu selle mõtiskuse ja abortuse puterdamise mõte. Et jah, et see kontekstipõhine mõtlemine on ära kadunud. Ja kaob ja rohkem kaob. No mida see Ian Gilchrist'i argument on ju see ka, et sellega koos ka vara huumor, sest ei saa enam nalja teha, et inimesed saavad naljast aru. Sest mõned inimesed väga tõsiselt võtma ja tekibki selline robotite ühiskond.